Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tere armsad rallisõbrad! Ongi need mõned nädalad, mis Monte Carlo rallist möödas on möödas ja pikk ootus on läbi ja on algamas Arctic Rally Soomes esmakordselt WRC kalendris Rootsi ralli asemel. Seda sõidetakse. Homme siis hakkab kõik pihta hommikul testikatsega ja siis 2 katset otsa. Hakkame siis seda eelseisvat rallinädalavahetust kokku võtma. Gunnar Lehest ja mina stuudios ja Roland Poom minu külaliseks, aga enne kui me stuudio juttudega edasi lähme, võib-olla Peep Pahv ütled ka paar head sõna otse sündmuste pöörisest, keerisest, Lapimaalt, Rovaniemist. Tere Peep, elus! Läbitud nii Eestimaal kui siin koha peal, et mingit sündmuste keerist nagu siin välja reklaamisid loomulikult veel ei ole. Et esialgu on siuke, ei saagi aru, et on siin ralli või ei ole ralli. Et tõsi, siin minu läheduses ralliparki on ikka püsti pandud, aga meie sinna ehk ajakirjanikud sinna sisse ei saa, aga natuke aia tagant piilusin, et midagi on ikkagi teoksil. Aga küllap see ralli ka tuleb, et ma siin mõnda meest olen näinud ja mõne Eesti mehega juba täna ka videointervjuud tehtud. No, sa oled nii põhjas, kui üldse saab maailma mõttes põhjas olla, aga me eelinfona juba teame, et ega see ilm tegelikult seal väga külm ei ole. Mingit -30 pole juttugi. No, nagu sa näed, minu kiilanev pea on ka ilma mütsita praegu, et kannatab olla küll sedasi. Eile oli veel päris jahe siin, kui ma saabusin, oli kraadiklaas -12, aga õhtuks oli juba siuke -7-8, hommiku -3 ja nüüd on juba nullis, nii et niimoodi peaks see lähipäevadel ka olema, et see nulli lähedal see temperatuur püsib ja kui ma siin rääkisin ka Egon Kauri ja Georg Linnamäega, siis nad mõlemad ütlesid ka, et sellest ilmast ja temperatuurist sõltub tead päris palju, et kuidas need teeolud hakkavad siin olema. Aga selge on see, et kui ta siin isegi läheb nulli või tuleb mõni kraad sooja, et väga hulluks ei tohiks olud minna, sest et talve on siin olnud väga kaua, külm on olnud palju ja lund on väga palju. No kas see mull, mis FIA üritab seal luua, erineb kuidagi sellest, mis Jaan Martinson pidi Monte Carlos läbi tegema? Kuidas sinu testimised ja kõik see muu jura on läinud? Ei no mis see mull, see mulli nagu siin ei saagi nagu aru, et kus see mull siin täpselt on, aga testimine oli okei, kuna kõik oli varem organiseeritud. Ma juba Tallinnas maksin ära oma asjad ja kui lennujaamast võtsin rendiauto, siis sõitsin kohe testimispunkti, aga seal oli tõsi küll väga pikk järjekord, et mingi tund aega peaaegu tuli seista autoga siis veereda ümber väikse majade kvartali ja tehti siin hea torkimine ära ja siis hotelli ja mingi hetk tuli sõnum, et kõik on korras ja võid tegutsema hakata, aga mis puutub seda mulli, siin ütleme, enne kui ma sain kätte oma akrediteerimiskaardi, ütleme siin, et tavapärased alalised akrediteeringud ei kehti praegusel ajal, et tuleb mõtta ikkagi konkreetne rallikaart ka välja, siis enne pidi minema nii-öelda COVID akrediteeringusse saama sealt käepaela, näitama selle SMS-i ette ja siis sai minna alles nagu päris akrediteeringut tegema. Aga ütleme, üks mullide segunemist siin ilmselt ikka natuke on, sest et üks on, nagu ma varemgi rääkinud, kõik mullid on suuresti pakasuhad, et tegelikult ka minu hotellis elavad, mul tundub ka mingid sõitjad, sest et räkke autod seisid hotelli ees igatahes eile õhtu ja seal me igal juhul kokku puutume, ja osad sõitjad elavad siin samas, ütleme, te praegu ei näe mu selja taga, on pressikeskuse hoone, aga minu ees on siis üks suurem hotell ja spordikeskus. Osad sõitjad, kaasa arvatud näiteks Georg Linnamäe, elavad siin, aga seal sees ma käisin rahulikult, käisin lõunatki seal söömas ja tegin ka taga intervjuu seal, et ma ei oska öelda, kuidas või mis mullid siin on, aga eks nad kuidagi püüavad neid võistlusajal ikka, ma arvan, siis lahus hoida neid sõitjaid ja muid inimesi. Mis muljed Georgil ja Egonil, ma tean, et sa oled nendega juba täna rääkinud, Otiga veel mitte, et mis muljed neil rekest jäid ja kuidas seal rajaolud on? No, eks saate neid ise videointervjuust ka kuulata, aga põhisõnum on ikkagi see, et suured vallid on tee ääres, et teed on kitsad ja seoses rohke lumega on vallid kõrged ja laiad, et tegelikult nagu Georg Linnamäega ütles, et väga julged mehed julgevad seal väga kiiresti sõita ja Egon kogenuma mehena siis hiljem ka täiendas, et
et selge see, et seda vallide peale saab toetada, aga näiteks tema jaoks, kes ta stardib seal natuke tagapool oma autoga, on küsimus selles, et palju seda toetab, mis pinnast veel vallides on alles jäänud selleks, kui tema läheb, et võib-olla need eessõitnud masinad lihtsalt selle valli nii ära toetanud või tühjaks sõitnud juba, et tal polegi seda autot kuhugi sinna vastu panna nagu, aga see selgub alles siis, kui ta raja peal on, et praegult ei osanud nagu selle kohta midagi öelda. Sinu enda ootused, meil on 4 meest stardis, 4 ekipaaži Eesti lipuga. Põhimõtteliselt on võimalik ka kõigis 3 klassis poodiumile tulla, aga vast nii suurelt ei unista. Mis tulemusega me rahule võime jääda? No, ma küsisin poiste käest ka, et mis eesmärgid on, et selge see, et nagu me siin eetriväliselt ka Rolandiga rääkisime, et ralli jutud on parad udujutud, et ega siin mingid tõde ju ei selgu, et selles suhtes on ka raske ju mingid panuseid otseselt panna. Selge see, et Ott Tänak on WRC klassis üks võitja soosikuid, aga kindlasti mitte ainus soosik, et neid mehi, kes siin nendes oludes sõita oskavad, on teisigi. Võtame kas Soome mehed. Kalle Rovanpera on siin nende oludega väga tuttav ja juba varemgi on siin tiimiboss Jari-Mati Latvala ja Sebastian Ogier öelnud, et Rovanpera võib sel hooajal esimese rallivõidu ära võtta ja kus siis veel, kui mitte siin, eks ole, mis on talle väga siuke loomupärane rada. Ja teised mehed ka, et kindlasti ka Teemu Suninen ju ütles siin kuskil intervjuus, et loodab väga kiire olla. Tegelikult kui ta poleks seal Monte Carlos ju kohe üle võlli ennast keeranud, siis ta võikski väga kiire olla ja seda enamasti lumistes oludes ka. No see ongi Tänak ja Ogier ja need mehi siin on, kes võivad väga kiiresti sõita, Evans kindlasti ja et tuleb igal juhul panev võistlus. Mis puudutab neid WRC 2 ja 3 autosid, siis selge see, et kui Georg Linnamäe seda WRC 2 arvestuses, mis on siuke siis, ütleme, tiimide liiga on ennast sinna kuidagi smugeldanud, siis seal poodiumile tulla, ma arvan, et on siin esimesel rallil ikkagi päris raske. Egon Kaurilt jälle omakorda WRC 3-s ma küll ootaks ikkagi, kuigi see konkurents on ka väga tihe, väga palju sõitjad on ju seal R5 autodega rajal, aga ikkagi ma ootaks temalt vähemalt sekkumist sinna poodiumi koha piirile, et ta ise ütles ka, et nalja seda tegema ei tulnud, et ta on väga tõsiselt valmistunud, on siin korra käinud sõitmas juba sel hooajal Artikus Otepää talveralli sõidetud, Georgi täpselt samamoodi, et nendelt meestelt ütleme, Egon Kaurit ootaks küll sükest korralikku sõitu ja nooruke Gregor Jeets, temal on siis õpipoisi rallid alles, et tema on tähtis teel püsida, et ei läheks nii nagu siin Otepääl juhtus, kus ta päris kiiresti ära lõpetas oma sõitmise. Ma lõpetaks veel küsin, et millised su enda päevad seal välja hakkavad nägema? Oled sa päevad läbi selles samas koolimajas, mis su selja taga on või pääsed raja äärde ka? Ei, see ei ole koolimajas, mu selja taga on. Ma ütlesin pressikeskus, aga tegelikult on tavaajal on seal väike spordisaal, kui ongi pressikeskus püsti pandud ja seal on ka hotellitoad, et siin on tegelikult Rovaniemi, nagu Soomes on need olümpia ettevalmistuskeskused, et see on üks nendest keskustest. Ma ei tea, kas Roland on ilmselt käinud siin, teab seda kohta isegi paremini. Ei ole, ma pole kunagi seal käinud. Ma mõtlesin, et kõik Eesti rallimehed on siin vähemalt korra sõitnud see Artiku rallit, aga sa siis päris nende rallimeeste hulka veel ei kuulu. Kuule, ma arvan, et pigem on ikka vähesed käinud seal. Okei, aga kuidas päevad välja hakkad nägema, on siis suhteliselt rutiinne, et tulevad sõitjad keset päeva korra siia hooldusalasse, on intervjuude tsoon, saab teha intervjuusid, tulevad õhtul pärast rallit siia, saab teha intervjuusid, et eks see asi niimoodi välja näeb ja ma kindlasti tahan minna kuskile ka raja peale vaatama seda, kuidas sõiduolud on ja saaks ise paremat tunnetust. Publikule on ralli küll suletud, aga ütleme, meedia esindajad ikkagi raja äärde pääsevad, et vastavalt kleepsud on juba autole peale kleevitud. Kuule, aga olgu, mine siis kribama, ma tean, et sa tahad juba kibeled siin Delfile lugusid kirjutama. Kohtumiseni homme. Ma rõhutan, et ma kirjutan lugu praegu siiski LP-le, mis on kõige kiirem töö ja siis pärast vaatame Delfile midagi, aga kohtumiseni teile. Olgu. No nii, Roland, seis on siis selline, et Ott Tänakul on 0 punkti all. No alustame Otist ilmselgelt oma juttudega. Ott Tänakul on 0 punkti all. Ma ei tea, kas me saame korraks kuvada selle üldseisu ka siia. Seis on siis selline, et Sebastian Ogier maksimumi Monte Carlost võttis 25+5, Elfin Evans teine 21 punktiga, Thierry Neuville 3. 17, Kalle Rovanpera 16 punkti 4. Tanis Ordot meil sel korral
stardis ei ole, aga arvestades meil on küll siin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, üle 10 ralli veel minna, aga arvestades, mis see maailm hetkel teeb, et ei ole üldse ju teada, palju meil neid rallisid tegelikult hooaja lõpuks siis kalendrisse jääb, et kui nüüd ka punkte alla ei saa, selliseid tummiseid punkte, siis on ikka pinge päris suur peal. Jah, muidugi. Et siin vist täna ei tohiks olla seda mõttekohtagi, et mitte nüüd maksimumi anda seal ja häid punkte võtta, kindlasti ralli on selline tobe spordiala selles mõttes, et sõitjatele, et ei pea sõita vigalati olema, et neid punkte koju tuua, et tehnikasport on nagu ta on, aga ei, kindlasti siit peab nagu head punktid võtma, et nagu sa ütlesid, me ei tea, mis hooaja peal edasi tuleb ja ka eelmine aasta näitas seda, et pidigi korjama nii palju, kui võtta oli, et iga rallit põhimõtteliselt tuli juba võtta, et see võib olla viimane ralli kalendris, et eks see aasta saab ka selles mõttes keeruline olema ja mis lõpus välja tuleb, eks me näeme aasta lõpus palju neid rallis oli, aga kindlasti tuleb hakata punkte koguma ja igat rallit võtma, kui siis nii-öelda otsustavad rallit. No Otil on aastast 2010 on Artiku kogemus olemas siin portaalis, kus neid tulemusi vaatame, seal on kirjas katkestamine ja õlirõhk, aga ta on ikkagi varem selle ettevalmistuse ära teinud ja kindlasti ka teistelt Eesti meestelt, ma ei tea, kas mehed teevad omavahel koostööd, kes seal nüüd Arctic Rallil käisid alles mõned nädalad tagasi, palju nad sealt infot näiteks Otile annavad? Jaa, ma arvan, et kui ette on nii-öelda ülesande Martinile andnud, et nüüd mingit infot tuleb küsida, et siis küll need sõitjad annavad selle info edasi, Eesti poisid, ma mõtlen siis, kes kõik 3 käisid ju Arktikus nüüd mõned nädalad tagasi sõitmas või 6 aega tagasi, millal see oli. Et jaa, selles mõttes loomulikult, kui küsitakse, ikka jagatakse mingil põhjusel omast kogemusest või öelda lihtsalt, et need oma klassis Eesti poisid võib-olla ka tihti võib-olla ei jaga kõik infot, aga teiste klassi sõitjatel ikka. No sul pole õnnestunud veel Arktikus käia, aga kuidas sulle tundub, nii palju kui oled lugenud, näinud, tahaksid väga seal sõita? Jaa, ei tundub päris pull ralli, et kui lumevallid on üle katuse ja teed kitsad ja kiired, et see on omad nüansid kindlasti, kuidas kiiresti sõita, et see ei ole niisama lihtne, kui sõita Lõuna-Eestis, ma arvan, nagu Otepää rallit, mis just oli. Et kindlasti on teistmoodi ja kindlasti, et seal täna kiiresti sõita, seal on vaja kogemust alla saada. Õnneks, nagu just ütlesin, et õnneks Eesti poistel on nüüd kõigil käidud seal ja Egon ja Linnamäe on, Georg Linnamäe on seal kõvasti testi teinud see aasta, nii et ma arvan, et nad on selles mõttes enda jaoks analüüsi teinud, kuidas neid seal sõita, et seal on hästi tehnilised kurvid selles mõttes, et üpriski suure nurga all kohati kurvid, aga hästi lühikesed kurvid. Et see petab ära, et tegelikult sealt saab nagu megahooga läbi minna, kuigi kurvi nii-öelda kraad tundub päris terav olevat. Et seal on sellised nüansid ja teine vastupidi, siis on mega pikad kurvid, kus sa pead nagu seda Apexit ära hindama, et kus see on ja millal gaasi peale saab minna. No kui suurt rolli see ilm, natukene rääkisime siin Peebuga ka, et meid ähvarti tegelikult ikkagi -20 ja -30 neid artikleid, et võtke siis alkoholi ja mida kõike veel kaasa, et seal metsa vahel ära ei külmuks, kui tee peale jääte. No tundub, et seda alkoholi seal väga palju vaja ei lähe, sest +3 mis külmarohtu sul ikka on vaja, et aga see ilm, et me nägime WRC.comi Instagramist, Mats Ösberg tegi väga hea ülevaate, ma ei tea, kas ta oli seal 3. katsel vist, näitas, et tegelikult on ikka kruus ka päris palju lahti, et mis nendest piikides seal niimoodi järele jääb? Ja küll, need alkoholipudelid vist võib pühapa õhtuks, et neid vist tõenäoliselt rallial vaja ole, et üllatavalt soe on, et kui nüüd see Arktiku kohalik meistrivõistlused olid seal, tegelikult toimus kõik samade katsete peal. Tagurpidi, mõned olid isegi sama pidi, kui ma ei eksi, et see külmakraad oli isegi 30 ringi, kui ma ei eksi, nii et praegu 0 ja pluss, et päris drastiline vahe ja
selles mõttes tuleb kohaneda just, kui sa käisid seal sõitmas, et sa ei saa minna sama nii-öelda poweri pealt sõitma, et seal tuleb teha ikkagi mingisugune reset peas, et saada aru, et need teed ei saa olema sellised, nagu nad olid 6 aega tagasi, pluss sellepärast, et siin on ka 13 WRC autot veel ees, kes lõhuvad selle tee väga ära. Aga mis su teine pool küsimus? Et mis sellest piigist järele jääb, kui meil vahepeal on päris pikad kruusalõigud? Ja selles mõttes, et pikad katsed on ja piik läheb päris tuliseks seal. Nii et kindlasti seal 10+ kilomeetrit juba läheb see pehmeks ja nael hakkab seal refises liikuma ja läheb libedaks, et selles mõttes ei ole nagu hullu, küll kõik on nagu sõitnud sellistes oludes ka, et teist ringi, kui me sõidame kas või Eestis või vahet ei ole, kus Rootsis või teised ringid on niikuinii kruus väljas. Et küll kõik sellega kokku puutunud on, aga jah, et kuna kõik katsed on pikad, siis tuleb arvestada, et poole katse peal võib natuke libedaks minna küll. No sa ise oled värskelt Otepää talverallil selle Pirelli Peak-refiga sõitnud. Mis sa oskad selle refi kohta öelda, kuidas see käitub, kuidas sa seda võrdled võib-olla teiste refidega, mis sa oled saanud proovida? Ei, väga hea ref on ja ei ole nagu midagi halba öelda. Kohati oli Otepääl tuli sellist asja välja, et tee oli, ühesõnaga Eestis, meil oli päris hea jääkiht tegelikult all, aga lund oli ka väga palju tulnud ja see lumi oli kõik kinni trammitud. Et kohati see nael ei jõudnud sinna tegelikult jää sisse välja, et pidamist tekitada ja päris libe oli. Nii et mis võib ka siin välja tulla. Et seda lund on väga palju seal, aga seda lund on nii palju olnud, et kui see lumi tuli enne neid suuri külmasid, siis see põhi tegelikult ikkagi ei ole jääs, sest lume all teatavasti on ikkagi soem. Ja kui sul on see paks lumekiht või see nii-öelda lobjakas seal peal juba, eriti kui plusskraadid on, siis see nael lihtsalt ei ulatugi kuhugile. Ja siis uisutad seal, mega libe niimoodi. Et kui nael ulatub pinnasesse, siis me saame tõenäoliselt paremat pidamist, kui kruusa peal saaks isegi. Aga kui see nael sinna ei lähe, siis see on ikka, nagu täna ma arvasin külavaheteedel sellise peegli peal sõita. No meil on väga palju skandinaavlasi üldse selles stardinimekirjas, mis on kokku 56 meheline. Ja meil on ka üks üsna värske võitja, kellele pannakse minu arust üsna julgelt ikkagi päris suuri pingeid peale. Jutt käib siis Kalle Romamperast, Toyota tiimi soomlasest, kes alles 2020 siin samas Arctic Rallil võidutses. No muidugi WRC etapp see veel ei olnud ja vast ei juleta tunistadagi sellest, mis on omaette teema, et ralli on tegelikult ju aastast 66 juba sõidetakse aga ei ole veel kordagi WRC-sse pääsenud. Euroopa meistrivõistluste etapina on seda küll peetud ja siin FIA Cup aastal 77-78 on ta ka mingil moel olnud, et tundub üsna uskumatu, et kui me näeme, et millised olud seal on, et miks seda varem siis pole Rootsiga kas või varieeritud või ära vahetatud suisa? Jah, selles mõttes, et ideaalsed olud talveralli sõitmiseks. Aga eks on lihtsalt vaadatud, et kumb ralli nagu Soomele olulisem on, et kas Jyväskylä ralli või siis tõsta nii-öelda Soome võimalus MM-rallit korraldada talve Arktikusse, et sellist asja tavaolukorras ei juhtuks, et meil on Soomes 2 MM-rallit. Täna see lihtsalt on nagu Rootsi tulemusele, et seal sõita ei saanud, aga kas tulevikus võiks Jyväskylä rallit asendada vahest Arktik, ma arvan, et miks mitte, et midagi teistsugust vahele võib päris äge olla. Ma arvan, et see sõltub nüüd paljuski ka sellest, mis siin juhtuma hakkab, palju siin erinevaid tõrkeid, ma ei tea, kas või lumevalli sõitmisi, et me teame, et talverallil publiku osatähtsus on ju väga suur, sa ise küll seda vast Otepääl tunda ei saanud, aga sinu paljud sinu konkurentid sai tunda, et kui pealtvaatajaid, keda tegelikult ei oleks tohtinud lasta raja äärde. Kui neid poleks ka olnud, siis oleks päris suur arv autosid lihtsalt kraavis. Ja talverallil on jah see eripära, et neid pealtvaatajaid on vaja sinna. Et isegi kui sa oled nagu kergelt vajud sinna lumehange ja esmapilgul ei tundu, et see auto nagu väga kinni on, ega sealt nagu oma jõuga välja ei saa ja sellepärast on ka
taga puuri külge pandud ka siis köis, et siis on võimalikult lihtsalt ja kiirelt saavad pealtvaatajad seda autot välja tõmbama hakata, et tagaluuk lahti ja köis otse välja. Et see on selline standardvarustustalvel ralliautodel, mida külge pannakse, kaasa arvatud labidale siis. Aga tegelikult me alustasime seda küsimust ju Kalle Romamperest. Kalle Romampera eelmisel aastal Rootsis oli üsna kiire poiss, oli Evansi ja Tänaku järel 3. Ei ole veel WRC-etappi võitnud, aga räägitakse, et kui siin praegu ei võida, siis millal sel aastal veel, et oled sa nõus, et on tegelikult üsna suur favoriit või peaksime teda favoriidiks siin üldse pidama? Kindlasti peab ja ta kindlasti ootab seda võitu väga. Aga siin rallieelsetest intervjuudest oli päris selline pull asi tuli välja, et räägiti siis jutud ära ja küsiti, et võiks siis võit tulla või sõita võidu peale, et kuidas selle pingega on, et siis Rovampere oli seal hästi öelnud, et ei, kõik on hästi, aga ei, natuke pinget on, aga tegelikult ei vahet ei ole, et see pinge on ka hea, et tegelikult on näha, et vanal on normaalne pinge peal ja mis võib muidugi valusalt kätte maksta, et selline, jah, siin võib tulla selline panustada nagu kahe asja peale, et kas võtab võidu või lõpetab pallis. Et kas ta tiksub seal 3., 4. koha peale vaevalt. Pigem ta läheb seda võitma või siis see soov võita maksab kätte. No mul on üks kihlveoportaal ka ees, ma ei hakka selle nime nimetama, kus Sebastien Ogiele pakutakse kõige paremat võidukoefitsienti või kõige väiksemat siis, et 2,71, Sotile 3,10, Evans 5,0, Neville 5,5 ja Rovampere alles siis 5. 7,5, et tegelikult arvatakse, et Ogier, Tänak, Evans, Neville on hoopis suuremad favoriid. Ja no see on juba puhtalt kogemuse pealt ilmselt, et no ilmselgelt Rovampere on nii noor sõitja selles mõttes WRC autos, tehase meeskonnas, et see ongi nii kahe otsa käsi. Ilmselgelt mina panustaks ka täna nende esimese 4 mehe peale kui Rovampere peale, aga me teame kõik, et seal on nagu midagi varus ja see noore mehe soov minna näidata ära teha see lõpuks, et ta on katseid võitnud, kõike nagu teinud hästi, lõpetanud rallid poodiumitel. Ta tahab seda niikuinii, seda võitu saada. Aga nagu ma ütlesin, et kas võit või mitte midagi, et võib-olla see kaalukauss mitte midagi peale võib nagu suuremaks kalduda, et kui seal teised mehed hakkavad tal kõvasti pinget peale hoidma. Rääkides meeskondadest, Toyota, Hyundai, M-Sport, siis seis on ju selline, et Toyota võttis maksimumi Monte Carlost 52 punkti, Hyundai 30 punkti ja ega Hyundail need jutud juba selle Monte Carlo ajal ja peale seda ka nüüd väga rõõmsad pole olnud, et tundub, et seal meeskonnal tervikuna on väga suured pinged peal ja ega Taamo nende pingete mahavõtmiseks just ka avalikult väga palju teinud ei ole. Jah, pigem oli, nagu Monte ajal oli, see oli ka minu meelest räige üllatus, kuidas Hyundai on tavaliselt selline hullult kinnine tiim. Midagi keegi ei kritiseeri, keegi midagi välja ütle, tehakse mingit oma asja, kui midagi on halvasti, intervjuud katse lõpus ei anta. Ja siis Monte siis lauditi nagu kõik välja. Üks ütles, et Ott ütles, et auto on kergelt öeldes halb. Adama ütles, et Ott on kergelt öeldes halb. Ja siis oligi nagu, mis asja toimub. No, et see ei ole Hyundai. Ja nüüd veel tegelikult eriti vana lükkas lihtsalt Solbergi WRC autorooli nagu näitamaks, et tavai, et 19-aastane kutt tuleb. Vaadake nüüd, et kuidas te hakkama saate seal, et selles mõttes on päris veider olukord seal, aga vast ikka seal on kõik maha rahunenud nüüd ja no Hyundai tegelikult võiks nagu suht kiire seal olla, kuigi Toyota on seal põhimõtteliselt arendatud nende teede peal ja sõitjatele kindlasti sobib see seal kõik, aga Hyundai viimane Rally Estonia äkki võiski olla selline kiirem viimane
selline kiire ralli äkki või. Et seal ju oli Hyundai väga hea. Peale seda jälle on Toyota valitsenud sellistel kiiretel rallidel ja me teame, et sellel rallil on ju keskmine kiirus seal üle 250, eks? Keskmine kiirus? Katsete keskmine? Ma ei tea, mis see katsete keskmine kiirus tuleb siin. Nii palju, kui FIA lubab, ilmselt seda piiri seal hakatakse kompama. Et arutledes siis, et need Articu teed sobivad rohkem Toyotale või Hyundai'le, kas me saame seda üldse siin enne rallit arutada või see selgub alles reede pärastlõunal? No loogika ütleks, et Toyotale sobib rohkem, aga ma räägin, et ma ei julge nagu väga alahinnata seda, ma ei julge alahinnata Hyundai'd selles mõttes, et Rally Estonial poodiumil oli 2 Hyundai'd kiire ralli peal. Kuidas see Hyundai nüüd toimib? No mega keeruline selles mõttes midagi oletada, aga no samas me teame ka, et Otil on kindlasti vaja minna seda rallit võidu peale sõitma, ta stardib põhimõtteliselt sellest esiotsameestest kõige parema koha pealt. Kui ta reede õhtuks ei juhi, siis on nagu siis on natuke veider, et idee poolest ta stardikoht ja kõik muu annab nagu selle idee, et ta võiks seal juhtida. Aga ma ei tea, näeme, vaatame. Ma arvan ka, et näeme ja vaatame. Räägime natuke teistest meestest ka. Võtame WRC 2 klass ja Georg Linnamäe. Võib-olla enne kui Georg Linnamäest räägime, vaatame ära siis Peebu tehtud video täna hommikupoole Rovaniemis. Kuulame Georgi mõtteid. Georg Linnamäe Arctic Rally radadega on nüüd tutvus tehtud, et mis need muljed on väga, väga talvised olud ja mõnusad olud. Sa oled ju siin sõitnud ka varem? Ja, me sõitsime siin päris vähe aega tagasi tegelikult, et olud on väga mõnusad, paremad kui eelmine kord, lund on kõvasti juurde tulnud, talv on küll mõnes mõttes jällegi natuke kergem, et oluliselt soojem on kui eelmine kord, aga ei, rajad on väga lahedad, keerulised, saab huvitav olema. No, ilm on tegelikult suhteliselt pehme, et siin ralli eel räägiti sellest, kuidas tuleb eripaketid kaasa võtta, kus on alkoholi asjad kaasas, et seda tegelikult vist vaja ei lähe või kuidas seda nüüd praegu nõutakse seda? Ausalt öeldes ma ei oska vastata sellele, kas seda hetkel nõutakse või mitte, mul kaardilugeja tegeleb nende probleemidega. No kui sa need radasid siin natuke iseloomustad, siis kuidas see tundub, et kuidas siin sõita on just WRC 2, WRC 3 autodega, et kui suured WRC-d on eest läbi käinud, et milliseks need rajad muutuvad? No hetkel mul on seda raske öelda, et nüüd viimane kord, kui ma käisin, siis meil oli ainult üks WRC auto ees sõitmas ja kõvasti R5-tasid, et eks saab näha. Tõenäoliselt teine läbimine saab olema päris keeruline ja rööpaid tuleb kindlasti, aga eks näis, selles mõttes, et tingimused on kõigile võrdsed. Teed on väga tugevad, et see näeb seda, et see ralli tuleb ilmselt väga kiire ja vahetavad väga väiksed. Tegelikult ongi see, et kuna teed on hästi kitsad ja kiired, siis tegelikult just need kõige kiiremad oskavad ja julgevad oluliselt kiiremini sõita selliseid teed, et ma arvan, et seal on niimoodi jaguneb gruppideks põhimõtteliselt see järjestus seal suurest, et on esimesed, kes võitlevad sekundis, siis on keskmine hulk ja siis on ka viimane hulk. No selle jutu peab kohe küsima, et kuhu gruppi sa ennast ise paigutad? Eks elu näitab, eks ralli näitab. Aga mingid eesmärk sa oled ilmselt endale ikkagi seadnud, kui MM-il juba on välja tuldud, et mis on see, millega sa oled rahul? Seda on, ma arvan, et ma olen rahul sellega, nagu ma olen alati öelnud, et kui ma suudan sõita paremini kui oma viimane ralli ja hetkel ma olen ikkagi arenemas ja ma tahan teha parima töö, mida ma hetkel suudan. Et ma tõesti ei oska hetkel öelda, mis see kohtade arvestuses tähendab, aga selles mõttes, et eks me näeme, Palju on tekitanud küsimusega see, et sa võistled siin WRC 2 arvestuses, mis teadupärast on ju nagu tehase
tiimidele mõeldud, ülejäänud Eesti R5-ga sõitvad poisid on WRC3 arvestus, et oskad sa äkki lahti seletada, et kuidas niimoodi juhtus, et sa WRC2 arvestus oled? No WRC2 arvestuses me oleme selle loogikaga, et WRC2-s võistlevad, või noh, siis on nii-öelda võistlejad on tiimid ja tiimid valivad omale sõitjad välja. Suuresti me tegime selle variandi lihtsalt, et saada natuke paremaid stardikohti ja eespoolt startida, aga jah, selles mõttes, et suurim vahe ongi, et WRC3-s registreerivad ennast siis sõitja kaardilugeja, aga WRC2-s võistlevad tiimid ja nemad siis valivad endale sõitja kaardilugeja välja. Et ehk siis mida eespool praegu siin startida, seda parem on, et see tagapool peaks ikkagi tee natuke rohkem pudrusemaks minema. Jah, kindlasti. No nii, tagasi stuudios, enne kui WRC2 arvestusest räägime, klaarime ühe fakti vea ära. Keelevääratus oli, et mitte 250 jälle keskmine kiirus ajasin siin Vormel 1-ga juba võrdused ulmeliseks, et 125,5 räägitakse, et umbes tuleb siis keskmine kiirus, mis on ikkagi WRC kohta päris tummine. No Georg Linnamäe, võib-olla kõigi üllatuseks WRC2 klassis, nüüd ta videos siin natukene selgitas ka, ma ei tea, Roland, tundub mõistlik see selgitus, et said aru, miks ta WRC2 on? Nojah, selles mõttes, et meeskonna arvestuses saab siis registreerida ennast WRC2, nii-öelda kui sõita ennast registreerib, saab WRC3. Ja idee poolest on see loomulikult mõistlik, saab parema stardikoha natuke, kui palju see maksab, ma ei tea, nii et ma ei oska seda panna nüüd hinna ja selle kasuteguri suhtesse, nii et aga ei, loomulikult, kui võimalus on, miks mitte. Aga vaadates selle nimekirja, kellega Georg ennast võrrelda saab, Andres Mikkelsen, Adrien Formeau, Brünildsen, kes siis selle Marko Polaatsi asemele sai, sest Polaatsial on mingid viisaprobleemid, Huttunen, Lappi, Son Johnston, Ole Kristen Veibi, Nikolai Grasin, Martin Prokop, et kõik, kas üks mees selle taha jääb, on Georg juba ennast tõestanud, mida rohkem neid jääb, seda suurem boonus minu arust. Jah, nimekiri on nuhke. Puhtalt peale vaadates tõenäoliselt Martin Prokop ja Sean Johnston võivad sinna selja taha jääda. Teiste kohta ma ei oska hinnata seda. Ei ole võrrelda saanud Georgi ja teiste kiirust niimoodi, aga need kaks meest nendest kindlasti võiks või peaks, ma ei oska nüüd öelda kumb, et võiks ta kiirem olla. Aga kindlasti saab see võrdlus seal väga uhke olema ja vaadata oma nime nende meeste keskel. WRC3-s on meil siis ka kaks ekipaaži, Egon Kaur, Silver Sim ja Gregor Jeets, Kauri Pannas. No, stardinumbrid on neil 38-39 või tähendab need numbrid akna peal. Ühel siis Volkswagen Polo ja teisel Škoda Fabia saavad omavahel võrrelda, loomulikult Kaur peaks oma kogemustega natukene eespool olema, aga saavad võrrelda samuti üsna esindusliku soomlaste rividega eelkõige. Siin on Teemu Asunmaa, Emil Lindholm, Mikko Heikile, Erik Pietarinen, siis on siis rallikrossi mehed on ka lustima tulnud, rallikrossi maailmameistrid Rootsist, Rohan Kristofferson ja Mattias Ekström. Kuidas sulle tundub, tegelikult Kauril on päris head võimalused ikkagi seal poodiumile võidelda? Ja kindlasti, et see ettevalmistus, mis ta teinud on nende mõne kuu jooksul, kui ta selle autoga sõitnud on kuidas öelda, pehmelt öeldes ideaalne. Et ma arvan, enam paremat ettevalmistust teha ei saa, et ma arvan, et ma ei valeta palju, kui ma ütlen, et ta on umbes 1000 kilomeetrit alla sõitnud siin lühikese ajaga ja samamoodi Soomes Arktiku sõitis circa kuu tagasi või millal see toimus. Nüüd teist korda testimas Snowralli ringsil, mis tegelikult on kogu selle nii-öelda nende katsete kuskil keskel on ju läheduses kõige parem treenimiskoht ilmselt maailmas talveoludes, et selles mõttes auto on hea, kõik toimib, et ma nagu poodiumit ma julgeks kindlasti talle
panustada. Kui kõik ideaalselt läheb, miks mitte võitu, aga see ettevalmistus on lihtsalt nii korralik olnud, et siit nagu ilmselgelt peaks tulema hea tulemus. Kui ei tule, siis on kas lihtsalt mingisugune tehnikaprobleem või ei ole tema päev, ma ei oska öelda, aga puhtalt loogikaga siit peaks tulema. No vaatame nendele katsetele ka otsa kokku siis 10 kiiruskatset vaid, aga on üpris pikad ja on siis kokku 251,08 kilomeetrit homme neist 2 esimest katset ja juba 62,1 kilomeetrit saame päeva peale kokku. Alustame siis loomulikult Shakedown 5,6 kilomeetrit algab kell 8.30 hommikul ja 15.08 juba stardime Sarrojärvi katsele, mida siis pimedas korratakse. Teatavasti seal põhjapoolusel need päevad väga pikad ei ole, nii et siin pimedas saame sõita veel ka laupäeval. Kas homme on võimalik juba rallit võita või kaotada? Homme vastu veel ei ole. Et katsed on keerulised, nagu ma ütlesin. Kaotada kindlasti võimalik ja ma arvan, et ma ei pane mööda, kui ma ütlen, et kindlasti kogu selle startis, sest mõni ekipaaž kaotab. Aga jaa, selles mõttes eks keeruline saab selles mõttes olema, et katsid tegelikult ei ole ju palju, 10 katset ainult, kõik on pikad katsed. Et kui nagu katse alguses mingil põhjusel peaks nagu rütmi ära kaotama, siis on see eriti tähtis see kiiresti taga ei saada, et ei ole seda, et okei, see katse läks tuksi, paneme järgmisel. Siis on nagu ralli kiiresti läinud, et kui paaril katsel sellist asja juba juhtub, et mis iganes seal juhtub, käid vallis, mida iganes, et seal peab nagu kohe reseti ära tegema peas ja edasi panema, et juba sellepärast, et see on nagu nii mega kiire ralli ja nõuab ülimalt sellist täpsust ja head legendi kõik, et seal peab nagu kõik olema hästi, et kiiresti sõita. Ja eks Soome kohalikud teavad kindlasti, kas seal kiiresti sõita. Et see on küll ralli, kus peab olema varasemat kogemust. Kus me tahame, et Ott oleks stardinimekirjas, kui laupäeval see nimekiri ümber pööratakse? No siis pole enam nagu midagi, et pühapäeval on ainult 2 katset sõita, kui ma ei eksi. Mõtlen peale reedet, kus oleks kasulik olla? Laupäeva hommikul? Laupäeva õhtul keeratakse ümber. Jah, reede laupäev siis sõidame niimoodi, et sõidame nii, nagu see startlist on. Okay. Ja ei selles mõttes on ideaalne. Otil on ideaalne stardikat, seal ei ole midagi keerutada või ilustada, et selle stardikohaga peaks sellise edu sisse sõitma, et oleks võimalik pühapäeval nii-öelda cruisida, et ei peaks enam sekundis võitlema, kui ta stardiks siis nüüd idee poolest ideaalsetes oludes tagant. Aga selge, homme hommikul hakake siis testikatset jälgima juba Delfi otseblogi vahendusel ja homme õhtul ja kõik teised õhtud ka oleme siin stuudios jälle Rolandiga ja võtame ka Peebu Skype'i otsa või telefoni otsa, kuidas tal parasjagu võimalus on. Vaatame siia lõppu veel Peebu intervjuu Egon Kauriga ka ära ja siis hakkame valmistuma homseks. Aitäh! Aitäh! Egon Kaur, Soome talveralli radadega on nüüd tutvutud, et mis mulje sulle teed jätsid ja on nüüd ettekujutus alas, mis ralli all toimuma hakkab? Jaa, teed olid ettekujutus oli juba varasemalt olemas, kuni olime jaanuaris siin ju sõitnud, et profiil oli teada, et ega selles mõttes, kuna katsed enamus on teistpidi, siis ainukene tuttav oli siis Aitajärvi, mis sõidetakse ka Power Stage'ina. Et muid katseid ju tuli täitsa nullist avastada selles mõttes, aga ma arvan, neil kirjutamine sujus hästi. Eile oli nüüd selline päev, kus sadas terve päev lund. Täna pole lund tulnud, et eks siin nüüd näeb, kas siis homme, ülehomme, kuidas selle lume poolega olema saab ja mis siis ka temperatuur teeb. Et ma arvan, et lumesadu ja siis väline temperatuur saab ilmselt olema need suurimad mõjutajad siin. No lubab ju tegelikult sooja ilma, et niisugust pakast nagu oli, või on siin tavaliselt ja oli ka vist jaanuarikuus ei ole, et kui palju need olud on nüüd teistsugused just võrreldes sellega, mis sa siin eelmine kord kogesid? No siiamaani on olnud suhteliselt sarnased, et ei ole väga suurt muutust toimunud, et üks katse, mille nimeks oli vist äkki Mustalamp, et see on selline natukene teistsugune võrreldes teistega, et ta on rohkem tehniline ja
tundub, et see tee on ka selline, mida siis kindlasti nagu igapäevaselt ei kasutata, et see on ainult ralli raames kasutusse võetud, et see on oma olemuselt natuke tehnilisem kui need ülejäänud. Et ma arvan, et ilma mõttes ilmselt on see, et siin tegelikult on nii pikalt juba külma olnud, et loodetavasti siis, kui isegi tuleb siin mõned plusskraadid, et see ei hakka nagu selles mõttes mõjutama, et see jääkiht on päris paks ja see koht, kus kruus on väljas, et seal ta juba on väljas nagunii. No, Eesti noor rallimees Georg Linnamäe ütles, et siinsetel teedel teed on nagu kitsad vallide vahel, et edukad on need, kes julgevad siin suruda ja kiired mehed julgevad siin suruda kahtlemata, et kuidas sulle tundub, et eeldab see nendel teedel väga kiire sõit ka kuidagi teistsugust valmidust? No ma ütleks, et kui ei ole nagu sellist varasemat kogemust või vähemalt ei ole teadmist nagu peast, siis on ju üheks põhifaktoriks kindlasti kiiruslegend. Et sellega nüüd ongi saanud siin 2 päeva tõsiselt tööd teha, et nüüd teeme ilmselt veel peale, kuna videodest tahaks veel viimase lihvi anda, et see töö on veel nüüd veel ees, et tahaks selle osa mõnusalt paika saada. Aga nagu surumise mõttes, et see on selline meie stardipunktist vaadatuna eriti selline 2 otsaga asi, et vallidele saab teatud mõttes toetuda, aga kui seal 30 autot enne meid on juba ära toetanud, siis on meie jaoks seal tulles ainult auk, et seda me enne ei tea, kui tegelikult sinna kurvi jõuame, et ma arvan, et selle surumisega peab natuke selles osas olema ettevaatlik. Et selles suhtes teie stardipositsioon siis WRC 3 autodel on ikka suht ebamugav, et kõik WRC-d ja WRC 2 jõuavad eest läbi käia, et see tee võib ikkagi kokkuvõttes minna ka tee ise pehmeks, mitte ainult vallid. Ma ei tahaks uskuda, et tee ise läheb pehmeks, kui ei teki väga suurt plusskraadi, et selles mõttes me testist, ma arvan, tekitasime ka olukorra, kus me olime sõitnud umbes samasuguste autode jagu seda teed läbi nii-öelda, et ei olnud hullu midagi, et tekib pigem selline tugev nii-öelda kõva rööbas, et nii kaua kui seda külma ja miinust veel jagub, et ma arvan, et nii kaua ei ole hullu. No ikka enne võistlust tahaks küsida, et mis see eesmärk on, et ikkagi sul nüüd uue autoga esimene MM-ralli, võib-olla sooaeg on kuidagi teistsugusem kui varem, oled saanud korralikult valmistuda ka siin Rovaniemis sõitnud, Otepääl sõitnud talverallit, et nalja tegema ei tulda ilmselt? Ei, kindlasti nalja tegema ei tulnud, et eesmärk on nüüd see pakett kokku panna, mida me oleme siin pikka aega juba pannud, et kõik klapiks, sõidu pool, koostöö pool, legendi pool, et kõik oleks omal kohal, et ma arvan, et siis küll need ajad ka tulevad, et ralli on selles mõttes ka siin oluliselt pikem ja tehnilist osa on niivõrd palju, et ega siin vigu on lihtne teha, et siin ainult nagu sellest toorest kiirust ei piisa. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.